tänases episoodis. Tegelikult see põhimõte, mis karjäärimudeliga tekib, et su palk tõuseb ja töökoormus jääb samaks, et see sinu puhul ei kehtinud, et sulle ei pakutud sellist varianti, sulle ei võimaldatud seda. Kuidas see sind tundma pani sel hetkel? Mind pani seda väärtusetuna tundma. Tänaseks hetkeks olen ma otsustanud sealt koolist lahkuda ja esitanud lahkumisavalduse. Eesti Haridustöötajate Liidu podcast toob teieni vestlused õpetajate toast. Meil on külas liikumisõpetaja, kes on täna tegelikult ka meisterõpetaja ja tema tööd iseloomustavad tugev missioonitunne ja aastate jooksul välja kujunenud kindlad õpetamismetoodikad, mida ülikoolis ei õpetata. Kuid sel teekonnal on teda tabanud ka nii mõnedki pettumused ja paraku ka läbipõlemine. Tere tulemast, Sigrid Tilk! Tere tulemast! No meisterõpetajaks oled sa just värskelt saanud või see protsess on nüüd nagu lõpusirgel, et kus täpsemalt, kus maal sa oled? Mina olen oma portfoolio nüüd siis teist korda meisterõpetaja portfoolio kirjutanud, täiendanud, vestelnud kutsekomisjoniga ja ma arvan, et maikuus siis on oodata ja siis rõõmsalt vastu võtta teistkordselt meisterõpetaja kutse. Aga sul endal, et kui me nagu vaatamegi nagu ajast natukene tagasi, et sa oled õpetaja olnud kui kaua ja kus sul tekkis üldse, mis vanuses tekkis see mõte, et just see amet võiks nagu olla miski, mida ma nüüd kaaluma hakkan? Õpetaja ma nüüd olen olnud väikeste etappidega, et 5 esimest aastat olin sellised rebase aastad õpetaja ametis, kui ülikoolist tulid ja kooli läksin ja hakkasin siis katsetama kõike, mida siis teadmised nii praktilisest elust, nii sportlasena kui ka alustava noortreenerina olin saanud siis igapäevaelust, aga ka ülikoolis saadud siis teadmised õpetamise ja oma ainevaldkonnast, et need möödusid selliselt väga kiirelt ja ka avastavalt ja ka uurivalt ja peale seda siis jäin 6 aastaks 3 lapse kasvatamisega koju ja mõtestasin enda ametist lähtuvalt, et missuguseks õpetajaks ma kasvada nagu selle perioodiga nagu edasi tahaksin ja siis mul tekkisid sellised kindlad nägemused erinevatest valdkondadest, et kuidas siis neid teadmisi juurde saada rahvusvahelisel tasandil, rohkem lugeda artikleid, viia endast sinna teaduse poolele rohkem sisse, proovida ise luua materjale ja ka kindlasti vaadata rohkem sellise avaliku koostööloome poole, ehk siis korraldada suurüritusi, kaasata sponsoreid, lapsevanemaid, koolist erinevaid õpetajaid enda valdkonna tegevustesse ja see on olnud nagu selline hästi teadlik kasvamine. Aga kus ma selle pisiku sain, ma arvan, et ma pisiku ikkagi sain samamoodi ikkagi, et mul oli väga minu jaoks selline eeskujuks minu enda kehalise kasvatuse õpetaja põhikoolis ja kuna ma armastasin juba 1. klassist alates, tegin sporti ja lapsed olid minul südamelähedased, kuna mu ema oli lasteaiakasvataja, käisin seal tihti ka lastega mängimas, siis kõik see nagu kokku kuidagi 7. klassis ma tunnetasin, et võt minu soov ja unistus on ka saada kehalise kasvatuse õpetajaks ja see teekond selles mõttes on olnud selline unistuste teekond, et mul on väga kindel siht olnud ees ja peale siis keskkooli saigi astutud Tallinna ülikooli kehakultuuri ja sealt siis edasi juba minnagi koolitööle ja treeneri ametisse ja siis kasvada siis enda südame järgi selleks väga-väga heaks ja eriliseks õpetajaks, kes ma soovisin olla. Kas siis noorena oli sul selline hea eeskuju õpetaja näol, aga kas oli ka mõni selline õpetaja, kelle puhul sa ise juba noorena mõtlesid, et selline õpetaja ma ei tahaks olla? Ma arvan, et see on jah, et kui inimesel on mingi siht, siis hästi hea on, kui sul on olemas see eesmärk, kuhu poole sa saad liikuda, milline sa võib-olla tahaksid olla ja sul on ka see teine pool nägemusest, et missugune sa ei soovi olla. Ja minul kahjuks tõesti on võtta kaasa täpselt need sama 2 kogemust, et põhikoolis oli mul suurepärane eeskuju ja õpetaja, kes mind motiveeris ja ma õppisin hästi palju mitmesuguseid oskuseid seal tunnis ja meil oli tund aktiivne ja täis sellist, ma ise tunnetan niisugust kvaliteetset õpetamist ja teisalt on mul ka koolikogemus, kus ikkagi see õpetaja lihtsalt andis palli kätte ja otsustage ise, mis te natuke tahate seal mängida, tegime hindelised arvestused ja testid ära ja see oli kogu õppeprotsess ja siis mina ise tundsin, et selline õpetaja ma kindlasti ei taha olla ja ma tahan saada suurepäraseks õpetajaks.
Et sa oled ka liikumisõpetuse õpetaja tegelikult, et mõnel võib tekkida küsimus, et miks sina oled siin, et miks ei ole siin matemaatikaõpetaja või füüsikaõpetaja või eesti keele õpetaja, et justkui kehalise kasvatuse tund ongi see, et sa annad palli kätte ja on kas arvestatud või mitte arvestatud. Et miks on vaja ka selles aines, selles valdkonnas tegelikult teha seda tööd südamega väga hästi, kuidas sina seda näed? No minul on kogu aeg selline suur missioonitunne enda sees olnud, et õpetajad on need ameti esindajad, kes me ikkagi loome seda vundamenti noortena. Ehk siis noored on need, kes siis ehitavad meie tulevikku ja kui me suudame anda neile sellised sügavad väärtused, oskused, kompetentsi erinevatest valdkondadest, siis me tegelikult nagu loomegi seda tulevikku, mida me millest me ise unistame. Ja kuna minu kui õpetaja sees on see liikumise armastus lihtsalt nii suur, siis minu soov ongi anda enda tundides ka nakatada neid lapsi selle liikumise pisikuga ja panna nende silmad nagu särama. Aga see saab juhtuda ikkagi ka läbi kvaliteetse nagu tundide. Et see ei ole lihtsalt, et me teeme ühesuguseid tegevusi, vaid tegelikult ma ehitan talle selle terviku vaate ja teadvustatud õpetamise kaudu selle liikumise tähtsuse nagu ehitan tema südamesse. Ma ise tunnen niimoodi. Aga kuidas praegu on, et tegelikult ka meie statistika ütleb, et noorte liikumisharjumused ei ole üldse seal, kus nad võiksid olla, see läheb aastalt aastasse üha kehvemaks, et kuidas sina nagu seda igapäevaselt näed ja kas sul on ka mõni selline õpilane, kelle puhul sa oled aru saanud, et okei, see, mida mina tegin, tõesti oluliselt mõjutas teda? Ja see on tõsine murekoht ja noortega sellest rääkides, siis nad ise nagu, mulle tundub, et nad ise ei tajugi seda. Ja just need samad näited, et iga 4. klassi jõudnud lastest 3. laps on juba ülekaaluline. Et see on nagu tõsine näite ja küsides ka noorte käest, siis käed tõusevad püsti, kui palju nad ekraanis on. Ehk siis nii eile oli vähemalt seal 4-5 last, kes olid juba 7-8 tundi päevas ekraanis ja need, kes olid 2 või vähem tundi, siis seal oli ainult 1-2 õpilast. Et siis need on hästi suured ohumärgid, lisaks sellele, et neil on vähem liikumise aega pühendatud oma igapäevasesse ellu ja nende toitumisharjumused on muutunud, rohkem on tulnud juurde istuvat eluviisi, vähem liikuvat sõpradega väljas olemise aega, siis minu jaoks ongi just see oluline see liikumise teema ja ma ise õpetajana nagu tunnetan, et kui mina annan talle selle motivatsiooni, positiivse kogemuse, mitmekülgsed oskused, ma tõstan tema kompetentsi seal tunnis, siis ma annan talle midagi sellist selleks tulevikuks, kus ta tahab olla julge ja tal on tekkinud huvi selle liikumise tegevuse vastu seal tunnis ja ta naudib seda tegevust ka siis selle võrra rohkem väljaspool kooliaega ja siis, kui ta ka suuremaks saab. Aga vastupidi, kui need lapsed, keda ma ei suuda nagu kõnetada näiteks või ei ole õpetaja piisavalt kompetentne või ta ei suuda kasutada erinevaid õpetamismetoodikaid, mis õpilast võiksid nagu positiivses suunas nagu tõugata, siis võibki juhtuda niimoodi, et see laps nagu ei saa mitte positiivset kogemust sealt liikumise tunnist, vaid ta saab hoopis mingi negatiivse kogemuse, nagu me kuuleme ka neid täiskasvanute kogemusi sellisest nõukaaegsest kehakultuuri tundidest, kus on nii väga häid näiteid, kui ka on tegelikult selliseid näiteid, kus täiskasvanud tunnistavad, et neil võeti terveks eluks see liikumise huvi ära. Aga kooli ikka tuleb selliseid lapsi, eriti kui tulevad uued lapsed näiteks minu tundidesse, kuskilt mujalt koolidest, siis on näha, et mõnel lapsel ei olegi seda liikumise huvi üldse ja ta üritab esimestes tundides jääda hästi passiivsesse vormi ja aastate jooksul siis, kui esialgsetel aastatel ma olin selline saavutuse poole orienteeritud, võib-olla ikkagi liikumisõpetaja, kuna sportlaslik taust ja treeneri taust kõike seda ka väga toetas, siis minu ümbermõtestamine tuligi kaasa koos siis selle uue liikumisõpetuse ainekavaga ja ka liikuma kutsuva kooli põhimõtetega, et proovime panna ikkagi kõik lapsed nagu liikuma ja tänu sellele lähenemisele on tulnud kaasa ka erinevad siis õpetamise praktikad ja ka erinevad näiteks ka hindamise vormid, erinevad õpetamise sisuteemad ja selle kaudu mul nüüd on võimalus palju
nagu mitmekülgsemalt läheneda sellele õpetamise protsessile ja kaasata seda last eri viisidel sellesse tundi. Toome nüüd näite. Et tuli üks tüdruk 4. klassi kuskilt teisest koolist ja ta hoidiski eemale kohe esimestes tundides ja ma märkasin seda ja kuna minu huvi on ikkagi saada kõik lapsed liikumise juurde, siis ma hakkasin tema nagu selliseks kaas nagu mentoriks või sõbraks seal tunnis ja tegin kõik need tegevused, mis meil tunnis olid, nii mängulised kui ka õppeülesande tegevused koos temaga nagu läbi. Ehk siis ta ei tundnud esiteks ennast seal keskkonnas võõrana, ma suutsin tekitada talle seotuse tunde selle meeskonnaga, ma aitasin talle mõista hästi kiiresti reegleid, sellepärast et me tegime kõike seda koos ja tal selle tunni lõppedes oli nii positiivne nagu tunne ja järgmistes tundides ma nägin, et ta on nagu kaasas ja huviline nendes liikumistegevustes olema. Toon näite ühest poisist, asendasin poiste tundi, poisid tulid kokku tüdrukutega ja meil oli siis, kuna mina oma tundide algusprotsessis panen niisuguse ploki nagu liikumise rõõmuplokk, kus nad siis saavad nagu päriselt mingi mängulise tegevuse teha, et siis see positiivne emotsioon nagu kohe tunni alguses nagu esile tõsta, aga poiss ei tahtnud mängida ja jäi pingile istuma, mina teda eriti hästi ei tunne, aga lähen siis kõrvale, mõtlen, kuidas ma talle lähenen ja kuna tegemist siis oli, sain aru sellise mänguri poisiga, kes nagu palju mängib arvutimänge, siis leidsime sellise ühise keele ja küsisin, no mis mänge sa kodus täna mängisid või eile, et kes on seal peategelased ja siis ma proovisin nagu samastada meie nagu liikumise tundi, et näed, sealt sellel tegelasel on ka vaja seda kiirust selles mängus, on ju, et osavust on ju, et teha erinevaid trikke ja asju ja siis läbi selle samastamise siis leidsime sellise ühise arusaamise, et temal on nüüd ka proovigu samamoodi hästi siis ennast arendada. Ja see poiss läks tundi kaasa tegema ja tegi neid kõiki tegevusi, mida alguses ei tahtnud teha. Et hästi tore. Ta oli tüdruk, kes kehalise tunnis hoidis tahaplaanile ja poiss, kes pigem eelistas arvutiga mängida kui liikuda. Mis olukorras nad täna on? Kas nad täna on reipamad liikuma? Jaa, see tüdruk küll, et kuna see tüdrukut ma näen ju iganädaselt tunnis, eks ta on ikkagi pigem juba nagu sporditüdruku moodi juba, et tundides hästi püüdlik, hästi aktiivne ja kuna temal on ka veel keelebarjäär, ehk siis ta ei ole Eesti tüdruk, siis lihtsalt ta on sulandunud tänu selle spordi oma klassi palju paremini ja ta saab seda positiivset tähelepanu sealt liikumise tunnist ja väga tihti ma näen teda väga rõõmsana. Aga vahel on ka mõni ikkagi selline tagasihoidlikum päev tal. Aga mina ütleks küll, et need on nagu ehtsad näited sellest, et miks me ei saa öelda, et kunstiõpetus, liikumisõpetus, muusika, et need ained on justkui vähem tähtsamad kui siis reaalained või ained, kus me eksameid teeme, et tegelikult selle tüdruku näitel kas või selle poisi näitel, siis ma arvan, et väga vabalt julgelt võin öelda, et 20 aastat hiljem võib-olla oled sina põhjus, miks neil on hea tervis, et kõik need rahvatervise küsimused tulevad ka siin mängu, et mina mäletan kehalise tundidest seda, et see oli lihtsalt 2 korda nädalas, tulime kokku, natuke hüppasime, natuke liikusime, natuke jooksime, see oli tore, aga mul ei tulnud sealt mingit ekstra motivatsiooni. Et kuigi mu kehalisõpetajad olid väga head, et kui näiteks mõni kehalisõpetaja seda kuulab või liikumisõpetusõpetajad, mis oleks selline üks nipp, et kuidas veel natukene juurde anda, et see noor lahkuks sellest tunnist nii, et ma juba tahan veel? Ma arvan, et esimene asi on see, et õpetaja, kui ta teeb seda tööd, mida ta armastab, siis ta on entusiastlik ja positiivne seal tunnis ise ka ja ta on kõigi õpilaste suhtes positiivselt häälestunud. Et see on kindlasti üks. 2 on see, et kuna meie armastame seda liikumise, näiteks mina oma ainet armastan, siis ma ju tegelikult tahan, et õpilased armastaksid ka seda. Et siis ma õpetajana ikkagi mõtlen, et millisel parimal viisil ma saan seda tundi teha niimoodi, et need lapsed oleksid nagu positiivselt häälestunud selle tunni suhtes nagu ja liikumise suhtes. Ma arvan, 3 on mitmekülgsus, sest lapsed on kõik erinevad, huvid on erinevad ja mõnele sobib näiteks kontaktspordialad, mõnele individuaalsemad spordialad, mõnele sobib hoopiski selline natukene teaduslikum lähenemine või ütleme siis nagu mõistuslik lähenemine, mõnele sobib see liikumise rõõmutasand, üldiselt mänguga võlutse kõik lapsed ära. Aga õpetajatena me nagu peame aru ka saama, et üks
sellise kvaliteetse õpetamise alustalasid on ka teadvustatud õpetamine, ehk siis me küsime küsimusi, miks, milleks, kuidas, arutleme õpilastega selle üle, et isegi kui alguses noortele tunduvad need küsimused liiga nagu võib-olla koormavad või nad tahavad lihtsalt sealt tunnist saada seda õnnehormoonide efekti kätte, et sul oleks lihtsalt hea tuju, siis ma arvan, mida aastad edasi seal 3. kooliastmes ja ka gümnaasiumis, siis need õpilased juba peavad nagu tähtsaks juba neid lähenemisi, et kus nad saavad aru, milleks nad midagi nagu teevad. Ehk siis siin tuleb juurde lihtsalt see õpetamise kvaliteet, näiteks erinevad õpistrateegiad, tundide eesmärgistamine, see, kuidas õpilane ise enda tunde analüüsib, et kas ta on mingis oskuses nagu läinud paremaks, et mida ta selleks on teinud, kui palju tema enda panus selleks on olnud, on ju. Et õpilastel tuleb juurde seda iseenda nagu sellist tarkust ka, nagu neile tuleb nagu luua seda võimalust. Et ma arvan, et see on üks nipp ja kindlasti ma arvan, räägime me sellest kompetentsist, et see on teaduslikult juba hästi ära tõestatud, et kui me õpetajatena suudame anda õpilastele head oskused, mitmekülgsed teadmised, siis see õpilane nagu tunneb, et ta nagu areneb ja ta saab nende asjadega hakkama. Ja siis on ta ka tulevikus aktiivsem liikuja. Aga kui me nüüd kujutame ette, et kus õpetajad nagu väga palju ei pane rõhku erinevate teemade õpetamisele, õpilase nagu mitmekülgsele arengule, siis see laps ikkagi väga jõudsalt ju edasi nende liikumisvaldkonnas ei edene. Ja tal jääb ebakindlus, ta oskused ei arene ja ta ei tahagi proovida erinevaid liikumise tegevusi ka tulevikus. Ehk siis see on hästi tugeva seosega ja see on nagu võib-olla üks selline hästi teaduslik alustala minu õpetamisel ka ja minu enda nagu ütleme, haridustee kujundamisel iseenda suhtes. Praegu meil on ka muidugi karjäärimudeli teema, väga kuum teema nii-öelda haridusvaldkonnas, et sa ise oled nüüd just värskelt saanud meisterõpetajaks või kohe see viimane etapp lõpeb, kus täpsemalt see teekond on? Jah, et ma 5 aastat tagasi siis taotlesin esimest korda meisterõpetajat ja nüüd siis veebruaris taotlesin teist korda, ehk siis taastaotlemine ja vestlus oli nüüd märtsikuu lõpus, isegi aprillis ja nüüd maikuus siis tuleb otsus. Ja ka sain aru kutsekomisjonist, et kohtume 5 aasta pärast, et siis kõik läks kenasti. Jah, just. Palju on räägitud sellest portfooliost, et selle koostamine on nagu väga keeruline ja suur töö, et kui palju sul selleks kulus, et kuidas sa tundsid, et oli see selline tüütu lisatöö või tõesti kohutav koormus, mis ei peaks olema nii suur õpetajal? Ma arvan, et minu teekond võib mõnest õpetajast ikkagi erineda, et kui mina enda arengut ikkagi hakkasin planeerima ja teades, et ma tahan olla ikkagi väga-väga hea õpetaja, ehk siis eriline õpetaja, mitte võib-olla niivõrd see tavaline õpetaja, et siis minul oli see sisemine motivatsioon endal olemas. Ja kui ma valisin endale teist kooli, siis läksin koolijuhi juurde, ütlesin, mina tahan saada meisterõpetajaks. Koolijuht seepeale ei osanud midagi vastata, ta nagu ei olnud kuulnudki, et erinevad sellised kutsetasemed on olemas ja tema jaoks oli see oli 2017. Et minul siis see sisemine motivatsioon oli juba iseenda pärast olemas. Et mis selleks teha tuli, kujunes siis aastate jooksul, et siis on vaja seda kutseportfooliot hakata kirjutama ja ega see alguse etapp üldse lihtne ei olnud, et üldse alustada sellega, seepärast et kui lugesid neid materjale, mida kõike tuleb siis tõendada, mille kohta sul tuleb eneseanalüüsid kirjutada, koduleht vormistada nõuete kohaselt, kõik need tõendusmaterjalid sinna lisada, siis seda tundus nagu ülemäära palju. Ja toona ei olnud ka seda, et see nii-öelda riiklikult oleks tagatud vahendid, et koolijuht saab sulle rohkem palka maksta, et kui sa oled meisterõpetaja. Absoluutselt, ei. See motivatsioon ei saanud ju olla ka raha toona. Ei, kindlasti mitte, et seal ei olnudki, et seal oli lihtsalt küsimus see, et kool või kohalik omavalitsus vajab kutsetasemega õpetajaid, et kellel seda ei olnud, siis oli ikkagi nagu tugev nagu surve, et iga õpetaja peaks selle nagu omandama.
aga kuna ma juba too aeg olin selles mõttes meisterõpetaja ju kursil ja tegemiste juures ja panustasin lisaks kontakttundide andmisele seal koolielu arendustöösse Liikuma kutsuva kooli juhtimise näol ja ka üleriiklikul tasemel arendustööd tehes koostöös Tartu Ülikooli liikumislaboriga, pluss siis veel muud erinevad kogukondlikud ürituste ja ellukutsumised, siis käed-jalad olid ikkagi väga palju tööd täis, et siis lihtsalt leida seda aega, seda sisukat hetke, võtta kõik see tehtud töö kokku, siis selle jaoks ikkagi kulus kindlasti 100–200 tundi, jah. Ja nüüd aastal 2026 sa tegid sama protsessi põhimõtteliselt uuesti läbi? Peaaegu, välja arvatud võib-olla see muutus, et ma ei pidanud oma portfooliot mitte nullist enam looma, vaid need teemad, mida ma olin ära tõendanud, need jäid minu portfooliosse ja ma pidin lisama uued kompetentsid, mis nüüd siis uue karjäärimudeliga siis olid lahti kirjeldatud ja lisama siis tõendusmaterjalid ja selle eneseanalüüsi nende teemade kohta, jah. Ja nüüd on ka see tegelikult, et meisterõpetajana ikkagi see töötasu on oluliselt kõrgem, et kui palju sind see palgatõus motiveeris just seda protsessi läbi tegema? Mind jällegi võib-olla mitte, et minul on enda tunnetus, et ma tean, kes ma tahan olla ja kui ma olengi Eestimaal erinevaid õpetajaid ka koolitanud, siis võib-olla see on ka mingisugune ikkagilt kvalifikatsiooni näitaja, et kui minu nime juures on meisterõpetaja, siis õpetajad teavad ka nagu usaldada mind ja võib-olla need kogemused ja praktikad, mis ma koolielust nagu näitena toon, siis nad on ka võib-olla nagu tõeväärsemad nende jaoks ka. Et minu jaoks võib-olla nagu number olnud kunagi teemaks, aga ma saan aru, et õpetajad, kellel kindlasti on palganumber olulisel kohal, siis see on kindlasti väga rõõmus uudis ja ta kindlasti toob seda väärtust sellele võib-olla õpetajale juurde ja ta kindlasti annab selle lisamotivatsiooni püüelda sinna meisterõpetaja taseme poole nüüd küll, jah. Et see mõte tegelikult ongi see, et sa ei pea justkui tegema rohkem tööd selleks, et teenida rohkem palka õpetajana, et sa saad ka läbi oma kõrgemate kompetentside enda ja palka tõsta, et kuidas sinul sellega oli, et kui sa nüüd meisterõpetajaks said, et kas sul töökoormus jäi samaks, kas su tööülesanded muutusid, et mis seal nagu muutus selle koha pealt? Jah, minu juhtumi puhul pean kahjuks siin nüüd tooma näite kahetsusväärselt võib-olla minu tajutud negatiivse kogemuse, kuna minu tööleping antud hetkel oli sõlmitudki juba hästi teadlikult täiskoormuse suhtes nagu vähem kontakttunde, et ma saaksin tegeleda koolis arendustööga, Liikuma kutsuva kooli eestvedamisega, siis aastate jooksul oli lihtsalt näha, et kui mul oli näiteks 22 kontakttundi, pluss lisaks arendustöö, mida ma tegin väga nagu maksimaalsete enda jaoks nagu väga maksimaalsel tasemel, ehk siis ma olen niisugune perfektsionist, et nõuan endalt palju ja mul on kõrged eesmärgid ja sihid, siis minu jaoks nagu oli seda töökoormust nagu liiga palju ja siis olnud erinevate koolijuhtidega siis just kokkulepe, et me vähendaksime minu kontakttundide arvu ja lisaksime siis selle arendustöö nagu tunnid siis selle töökoormuse sisse, mis moodustavadki siis täiskoormuse, ehk siis 1,0. Aga nüüd, kui muutus karjäärimudel, siis uue koolijuhiga pidin siis kogema ja tänasel hetkel ka tunnistama, et seda vähemalt minu tajutuna on tahetud seda ära kasutada või ära kasutada seda karjäärimudeli võib-olla erinevat moodi arusaamist, tõlgendamist ja mulle tõesti tehti ettepanek vestluseks töölepingu muutmiseks juba isegi 2 kuud ennem õppeaasta lõppu ja taheti siis, ettepanek oli, et me vähendame sinu töökoormust ja need ülesanded, mida sa juba arendustööna täiend tegid, et sa pead neid tegema oma tavatööaja sees. Ehk siis selle 18 tunni sees, mis meil oli kontakttundidena kokku lepitud ja minu palk oleks nagu vähenenud. Et tegelikult see põhimõte, mis karjäärimudeliga tekib, et su palk tõuseb ja töökoormus jääb samaks, et see sinu puhul ei kehtinud, et sul ei pakutud sellist varianti, sul ei võimaldatud seda. Kuidas see sind tundma pani sel hetkel? Mind pani seda väärtusetuna tundma, ehk siis panustanud sellesse kooli nii palju,
tehes seda kõike suure kirearmastuse ja oma aja ja oma öötundidega, oma tõenäoliselt ka pere arvelt, et ja nii palju aastaid, siis kui ikkagi koolijuht sulle teeb sellise ettepaneku töölepingu muudatusteks ja ma ise tundsin, et see ei ole ka seaduspärane, siis see tegi nõutuks. Ja see pani mind ka hästi konkreetselt otsustama, et minule need tingimused ei sobi, minule see lähenemine, see ettepanek ei sobi ja ma ei nõustunud oma töölepingut nagu muutma, saades aru, et mul on õigus kaitsta enda seisukohti ja mul on ka seaduspäraselt õigus saada näiteks meisterõpetaja töötasu selle kokkulepitud töölepingu alusel, siis tänaseks hetkeks olen ma otsustanud sealt koolist lahkuda ja esitanud lahkumisavalduse. Mina julgen öelda, et see on tegelikult ainuõige otsus sellises olukorras, aga kas sul käis ka mõte läbi, et äkki ma annaks järgi? Et mis ma hakkan siin, et ma teen ära, et mul hakkan siin töökohta vahetama ja see on ka, eks ju, kunagi ei tea, kuhu satun, kus on milline teine koolijuht, et käis sul nagu see mõte ka läbi? Võib-olla kuna neid omavahelisi sellist positiivse kliimakeskkond ei olnud nii hea, erinevate esile kerkinud probleemide tõttu ja tekkis ka mitmed väärtuskonfliktid, siis ikkagi inimene tunnetab ära teise inimese sümpaatia, teise inimese kas on tugi või ei ole tugi, kas väärtustatakse või ei väärtustata, kas sind võetakse sellise nagu süsteemi osana või sind võetakse nagu inimesena, kes päriselt nagu ongi valmis selle kooli arengusse nagu oma südant andma. Ja kui sa nagu tunned, et see ei ole nagu kooskõlas sinu väärtustega, ehk siis minu väärtustega ja ma ei tundnud seda toetust, siis see oli lihtsalt nagu viimane piisk nagu karikasse, see töölepingu teema ja sel hetkel mulle tegelikult enam sellist mõttes nagu ümbermõtlemise kohta väga suurt ikkagilt ei olnud, sest neid selliseid lähenemisi, mis minu jaoks ei sobinud, oli juba nii palju mitmeid. Aga ma arvan, et õpetajast lähtuvalt ma isegi kõigile õpetajatele soovitan mitte isegi nõustuda nendega, sest sellega me loome seda töökultuuri ja me loome järjest üha neid näiteid, kus siis koolijuhtidel antaksegi see võim ja võib-olla tõlgendada neid uusi seadusi erineval moel ja siis tegelikult õpetajad lihtsalt hakkavad tegema üle tööd, õpetajad tunnevad, et nad ei ole väärtustatud, nende õigused tegelikult ei ole tagatud ja õpetajad võib-olla lihtsalt on ka oma õiguste eest seismisel natukene teadmatuses, sest selliseid nagu infokonverentse, kus räägitakse hästi suurelt ja täpselt, mis need õpetaja õigused on, siis ma arvan, et ma isegi pean tõdema, et ega ma isegi ei teadnud enne meisterõpetaja uuesti portfoolio kirjutamist, et mis need minu õigused täpselt on. Aga tänasel hetkel ma võin ikkagi öelda, et kui ma tunnen, et mul ei ole sellist psühholoogilist tuge kooli juhtkonna poolt, mul ei ole võib-olla füüsiline keskkond toetav enam, mul ei ole õigusalane tugi puudub nagu, ehk siis minu suhtes nagu tehakse sellised ettepanekud, mis ei ole õiguspärased, et siis tekibki küsimus, et miks ma siis selles keskkonnas pean olema ja inimesena on mul ju alati valikuvõimalus ja mina usun sellesse enda päeva ja enda elu loomise jõusse, et me ise saame olla need teejuhid ise enda jaoks ja ma arvan, et kindlasti on koolijuhte ja koole, kes mind ootavad ja võib-olla hoopis karjääriredelil hoopis teha samm edasi kuhugi kõrgemasse kohta ja Okei, see on põnev, aga ma tahan välja tuua siin ka koolijuhtidele sõnum tegelikult, et sina oled väga hea näide sellest, et kui koolijuhina kasutada seda karjäärimudelit ära niimoodi, et sa nagu justkui siis õpetaja teeb rohkem tööd, aga sa ikkagi endiselt maksad talle, või ütleme, et sa maksad õpetajale siis rohkem palka, sellepärast et ta on meisterõpetaja või vanemõpetaja, aga selle arvelt sa annad talle ka tööd juurde, eks ju, mõned teevad siis tõesti nii, et sina oled siin praegu väga hea näide sellest, et kui koolijuht proovib niimoodi nihverdada, siis ta jääb väga heast õpetajast lihtsalt ilma.
jah, lihtsalt ma ei oska öelda, et õpetajad on sellised alalhoidlikud ja hästi kohusetundlikud oma töö suhtes, nad väärtustavad oma rolli tugevasti, isegi kui ühiskond võib-olla seda nii väga ei väärtusta, et noh, kui me vaatame, millised tööülesanded on õpetajatel aastate jooksul kõikide haridusuuendustega kaasa tulnud, siis keegi ei ole neid tööülesandeid vähendanud, kogu aeg ainult tuleb juurde. Et ja siis üks hetk ongi lihtsalt see koht, et kui sind ikkagi nagu ka koolijuhi poolt enam tegelikult erinevate sammudega või juhtimiskompetentsi või stiiliga enam ei ole toetatud, siis lihtsalt noh, sa pead ikkagi vaatama peeglisse ka, et ja need valikud ikkagi ise tegema. Aga ma arvan, et tänasel hetkel see koolisüsteem lihtsalt on veel selline kinnine, et kus õpetajatel ikkagi puudub julgus võib-olla astuda see samm edasi kuhugi mujale. Et ega kui mõelda, millised variandid tavaõpetajal võib-olla ühiskonnas on, siis need, kes on tugevad, kes on oma alal kompetentsed, siis ma arvan, et nemad ongi need julgemad, kes seda sammu julgevad rohkem teha, aga kui sul on võib-olla alustav õpetaja, kes samade probleemide ees seisab, siis tema tegelikult allub ju süsteemile, ta allub sellele koolijuhile, nendele tingimustele, enda teadmatusele, et seal see on kogu süsteem ikkagi, et mis vajab ülevaatamist ja ma arvan, et need näited, nii minu näide kui ka mitmete teiste õpetajate näited, mis juba võib-olla ajakirjandusse on ka jõudnud, et ma arvan, et mida rohkem neid näiteid tuleb, siis me suudame ka seda kooli juhtimise võib-olla kultuuri avatumaks muuta ja tänu sellele siis ka teistele õpetajatele eeskujuks olla enda nagu läbi enda negatiivsete näidete ja positiivsete näidete. Kuigi õpetajaid on tegelikult, iga kool otsib täna õpetajaid tikutulega taga, et õpetajana ei ole raske tööd leida mõnes teises koolis ja ka meie jurist on öelnud, et kui on mõni õpetaja, kes näiteks ühes kollektiivis tunneb, et teda ei väärtustata, teda ei hinnata, ta ei tunne, et ta sinna sobitub, ta läheb teise kollektiivi ja see on 180 kraadi teistmoodi, et tegelikult ei pea kartma või nii-öelda mõtlema, et kui ma nüüd siin ei tunne ennast nii koduselt, siis kuhu mujale ma sobitun, et tegelikult see absoluutselt ei ole nii. Aga sinu enda kohta ka, et sa rääkisid, et sul on olnud kogemus ka läbipõlemisega, et see teekond jõuda selleni, et ma võtan selle muutuse ette, et see ei tulnud ka ju nii lihtsalt, et ilmselt see läbipõlemine on ka selle tugeva motivatsiooni ja suure töökoormuse nii-öelda üks tagajärg, et mis täpsemalt tingis selle ja jah, kindlasti ma pean seda tänasel hetkel tunnistangi, et kui ikkagi inimene, kes teeb palju ja on harjunud palju tegema, siis ja sa oled selline entusiastlik ja kirglik ja seda kõike nagu armastad, mida teed ja sa võib-olla ei suuda leida ja ei oskagi võib-olla märgata seda, et sa pead oma ellu seda tasakaalu looma energeetilises mõttes samamoodi, siis mingi hetk ikkagi jah, neid inimesi tababki see, et kõike lihtsalt on liiga palju ja lõpuks sa kaotad kas iseenda ära, sa kaotad oma kehast energia ära ja noh, mida siis nimetatakse kõikide muude selliste kaasavate faktoritega, mis läbipõlemisega tekib, siis ikkagi niisuguse suure auku kukkumisega. Et minu puhul jah, tegin oma tööd ja kõike seda arendustööd hästi suure kirega ja ongi öelda, et inimesed, kes ikkagi on väga kirglikud oma eluvaldkonna suhtes, siis no neile ongi sinna teekonnale see läbipõlemine sisse kirjutatud. Et seda kahjuks mina kuulsin alles hiljem ja noh, selle peale juba täna muigan, on ju. Et aga koolikeskkonnas selles mõttes on oluline ikkagi, et kui sul on juba õpetajad, kes juba on aktiivsed ja kes teevad palju ja õpetajal on ikkagi määratus 35 töötundi, on ju, ja kes nagunii teevad sellest ka rohkem. Et siis on hästi oluline koht, ma arvan, ka koolikeskkonnas ikkagi vaadata, et kui palju neid ülesandeid juurde tuleb ja millele sa ütled jaa ja millele sa ütled ei. Väga lihtne on jaa öelda. Jaa, et eriti kui sa oled siuke aktiivne ja sa oledki juba kompetentsidega ja sa tunned, et sa suudad kaasa rääkida sel teemal ja mõnel teisel teemal ja arendustöösse panustada ja siis noh, ongi need jaad on nagu väga teretulnud selle inimese jaoks ja minu jaoks ka, aga mingil hetkel
kui me ikkagilt, meile tuleb neid ülesandeid juurde, siis ja me ei oska seda ei öelda, siis me võtame need asjad vastu, isegi võib-olla võtame vastu sellise tundega, et see on nagu minu kohustus nagu seal koolis on ju, et noh, tuleb jälle mingi ülesanne ja see on juba norm. jah, see on juba norm on ju, et jah, okei, nüüd tuleb jälle, hakkame erinevaid töörühmasid tegema, nii kes see juhib on ju, kes on selles osaline on ju, või siis teeme mingi valvekorra on ju, õue vahetunnis või tundide vahel on ju, et kes siis võtab selle vahetunni valvata ja ehk siis neid tööülesandeid või õppematerjalide loomised on ju, erinevad projektid näiteks tulevad on ju, siis on sul näiteks koos mõni alustav õpetaja ja siis on sul meisterõpetaja, no kes siis teeb neid? Ikka teeb see, kes on see meisterõpetaja ja kellel on need kogemused ja oskused, on ju, et siis, et hoida seda noort alustavat õpetajat ja siis ka mina pidin nagu mingi hetk ikkagi tunnistama, kui meie koolis olid ka sellised suuremad muutused, tuli lõiminguprojektid, tulid uued töötajad, uued kolleegid, et rolle tuli juurde, tuli mentori roll juurde, tuli ainekavade loomise temaatika, et kes siis seda aine loob, ikka meisterõpetaja aine, et siis kõike seda survet ja koormust nagu tõusis veel lisaks muudele tegevustele nii palju juurde ja üks hetk oligi see, et kui ma tundsin, et ma mingeid asju enam ei taha teha, aga ma olen sunnitud tegema, siis ma lihtsalt ei kuulanud enam oma sisemist häält ja oma südant ja ma olin nagu vastuolus ka iseendaga ja lõpuks kogu sellesse protsessi ületöötamisse kaotasingi iseenda ära ja see läbipõlemine oligi tõsiasi. Aga mis on need esimesed märgid või mis sinu puhul olid, et kindlasti on palju õpetajaid, kes täna on ka, teevad rohkem tööd, kui nad jõuaksid teha, et millal nagu need esimesed märgid tulevad ja kuidas neid tähele panna? No ma arvan, et esimene märk on see, et kui su juba tööde list on liiga pikk. Ehk siis, et su alateadvus juba töötab, et millal ma jõuan selle asja ära teha, millal ma selle asja jõuan ära teha, et lihtsalt tähtajad kukuvad ja pinge ja surve nagu kasvab. Ehk siis sa teed üle oma nagu võimete. Ma arvan, et see on üks, aga kui me räägime üldse sellistest näitajatest, siis see inimese keha hakkab talle ikkagi märku andma. Et unehäired tekivad kehasse erinevad valuaistingud, tekivad sellised sundmõtted, negatiivsed mõtted, lähenemised. Näiteks, mis mõtted või sul tekkisid? No ütleme, kui ma olen hästi optimistlik inimene olnud terve elu, kõike läbi headuse prisma näinud, siis sel hetkel mul oli hästi kriitiline meel, et kui ma isegi televiisorist vaatasin mingit saadet, siis ma kuidagi mu mõte rändas, et kuidas ta ikkagi niimoodi ütles või kuidas ta seal välja näeb või miks ta seda niimoodi ei teinud, et siis nagu kriitiline ka teiste suhtes ja siis ka enda suhtes ilmselt. Ja. Et pluss siis tulevadki sulle erinevad sellised nagu süütunded, hirmumõtted, sul tekivad energiapuudus, minul kadus energia lõpuks täiesti ära, ehk siis ma ei suutnud mitte midagi teha ja lihtsalt 2,5 kuud lihtsalt magasin, ärkasin, suutsin leida endale jooga, mis mind jõustab ainukesena, olin perega ja jälle magasin, natuke sõin, ärkasin, et aga sellele eelnesid igasugused fantoomvalud, ka see, et mul kadus kogu motivatsioon ära, mis on minu rõõm olnud, mul ei olnud enam rõõmu, liikumistahet ei olnud, isegi toast oli raske välja saada, inimestega suhtlus, sotsiaalsus kadus ära, ehmatasin erinevate asjade peale hästi kergesti, et ja kui sa oled terve elu nagu tundnud seda tunnet, et sinus on nagu see kirg ja rõõm enda töö ja vastu ja seda üks hetk lihtsalt enam ei ole ja et on suur tühjus lihtsalt, siis seda ma ei sooviks mitte kellelegi. Ja kui kaua aega tagasi see juhtus ning kui kaua võttis sul aega, et sellest välja tulla? See murdepunkt oli peaaegu nüüd 1,5 aastat tagasi ja välja tulemine siis võib-olla sellele esmatasandile üldse oli 2,5 kuud, kuni mu kehas üldse hakkas nagu toimuma mingid positiivsed muutused, kus energia hakkas juba natuke tagasi tulema, aga kuna ma olin jälle see kohusetundlik hing, siis ma läksin ju kooli üpris ruttu ikkagi peale seda kohe tagasi, et siis mu keha ikkagi andis mulle märku erinevate valuaistingutega ja ikkagi mõttetasandiga, et midagi ei ole ikkagi hästi, aga ma ikkagi tantsin neid tunde edasi, tuli kena suvi vahele, alustasin sügisel tööd ja ka siis jätkus ikkagi, et mu keha andis märku, et ja rahulolu oli
ikkagi pigem minimaalne ja otsisin ennast, pidin muutma enda põhimõtteid, olin teinud sellises suure ikkagi enda analüüsi nende läbi kuude ja läbi nende raskuste ja siis tundsin, et ikka ei ole asi ikkagi õige ja siis ma läksin Camino palverännakule, et leida neid vastuseid ja võib-olla seda kindlust ja et kuidas siis ikkagi edasi liikuda ja sealt ma sain oma vastused ja ma arvan, et tänasel hetkel see ongi üks suur kink mulle iseendale olnud, et läbi selle raske perioodi ma olen nagu jõudnud enese sisemise kasvamiseni ja oskan öelda tänasel hetkel eisid, ka koolijuhile, ka erinevatele ülesannete tegemisele, aga mis muidugi ei tähenda, et see läheb väga ladusalt ja lihtsalt, sellepärast et keegi ei ole sinu eidega nüüd ju harjunud, sest sa oled kõik öelnud jaa kõigele, sa oled kõike teinud, sa oled olnud see särasilm ja nüüd, kui üks hetk sa nagu oled mingid väärtused ümber hinnanud, siis teised ei oska selle muutusega võib-olla ka kaasa tulla. Jah, just. Üks oluline põhjus ikkagi, miks see läbipõlemine tekkis, oli ju suur töökoormus, aga kas midagi seal juures veel, et kui sa aastaid õpetajana tundsid, et sa teadsid enda väärtust, sa olid positiivne, sa uskusid, et sa oled hea õpetaja, et kas see usk ka ühel hetkel hakkas kaduma? See, kui sa oled läbipõlemise etapis, siis kaduski kogu see rõõm ja motivatsioon ja tahe ära, et see on seotud lihtsalt selle füüsilise ja vaimse läbipõlemisega ongi, aga kui ma tänasel hetkel räägin, miks ma ka sellest koolist nüüd lahkun, ongi ikkagi seotud ikkagi võib-olla mingis mõttes ma ise ütlen ikkagi ebakompetentse nagu juhtimisega, et ma õpetajana ei tunne nagu seda seljatagust nagu toetust sellisel viisil, nagu ma olen võib-olla varasemalt tundnud. Ja kui see kaob ära, siis see minu jaoks on see oluline näitaja, et ma ei saa oma tööd teha sellisena, nagu ma kõige paremaks pean, ehk siis minu õpetamise autonoomsust ei hinnata enam ja mind, kui ma olen meisterõpetajana, siis mul on väga tugev kompetents enda ainevaldkonnas, ja kui ma tunnen, et ikkagi et see on piiratud, mind piiratakse ja tahetakse teha kuidagi hariduse vaatest võib-olla nõrgemal viisil seda õppeprotsessi või vähemalt see surve on selline, siis seal ongi sellised sisemised väärtuskonfliktid ja sealt edasi minna ongi väga raske nagu. Kas sa oled tundnud ka seda, et sa ise võib-olla ikkagi ei ole nii hea õpetaja neil hetkedel? Jaa, see on kahtluse alla just seotud ja siis ongi see koht, kus ikkagi inimene nagu osad inimesed kas tunnevadki ennast depressioonis, hästi suure vaimse pinge all, aga minul oli ikkagi ka see koht, et kus ma tõesti vaatasin uuesti peeglisse ja analüüsin, et kes ma siis olen, kas ma olen valmis nagu ennast väiksemaks tegema, kas ma olen valmis nagu kohanduma nende muutustega, mida nagu soovitakse kooli poolt, või ma olen see, kes ma olen. Ja minu sõnum ikkagi, et kõigil on, et kui sa tunned, mida sinu süda sulle räägib ja sa teed seda armastusest ja headusest, kõike seda, mis sa oma töösse panustad, siis sa ei saa olla keegi teine, kes iganes sulle ütleb, et sa peaksid olema. Nüüd oled sa tegelikult, sul on nii-öelda viimased tööülesanded jäänud kokku võtta praeguses töökohas, suvevaheaeg on ees, sügisel tõenäoliselt võiks jätkuda siis uuel töökohal, et mis on sinu mõtted või kas või selline nii-öelda sisemine veendumus, et mis saab edasi? Ma arvan, et kui sa juba meisterõpetaja oled ja sinu teadmiste hulk on kasvanud, siis võib-olla ongi loomulik protsess, et sa enam sellesse samasse kooli enam nagu ei mahugi ära. Et ma arvan, et minu teekond, ma olen sellesse elusse uskuja, et lootuse ja usk elu sellisesse loomulikku käiku on mul olemas ja et kõik läheb hästi. Aga võib-olla see ongi, et nii nagu ma õpetajaks saamise puhul ütlesin, et ma teadsin väga hästi, missugune õpetaja ma ei taha olla ja missugune ma soovin olla, siis olles ka oma koolis erinevaid juhtimisega seotud valdkondi arendanud ja mul on oma meeskond, kellega ma liikuma kutsuvat kooli olen edendanud ja hästi värvikad ja kirevad lapsevanemad, kes minuga seda arendustööd seal on teinud ja ka õpetajad, siis ma tunnen, et mul inimeste juhtimine tuleb hästi välja.
ja võib-olla tänasel hetkel ma siis võtangi kaasa nii need selle positiivse hüppelaua, mis me kõik olen need aastate jooksul seal koolis saanud teha, kogeda ja luua ja ma võtan kaasa ka need siis väljakutsed ja need enese sisemisse vaatamise hetked ja otsingud ja tahaks öelda, et ma prooviks juhtimisalasele valdkonnale avada oma tee ja leida need eeskujud, kes siis mind inspireerivad. Ja kindlasti võtta kaasa ka see valusam kogemus, et tulevikus ambitsiooni on siin väga palju tegelikult, et siis kui alustada uuel ütleme niimoodi, et natukene kohandatud rajal, kas või juhina, et siis mitte kohe uuesti kõigele jah öelda, et nüüd on ka see kogemus olemas, et kuidas ennast hoida tegelikult. Jah, täpselt, et praegu samamoodi, et kui nüüd natuke hetk võtta endale taastumise aega ja mõtestamise aega, siis see ei on tänasel hetkel väga tugev kaart minu tagataskus ja see enesekindlus ka, et ega kui koolist astuda välja, see on ikkagi ka julge samm, et sul peab olema sees ikkagi see enesetunnetus hästi tugev ja usk, et sa astud ellu ikkagi ja need uksed ja aknad avanevad. Et minu puhul ka ikkagi, et ma arvan, et ma olen säravate silmadega ja kui siis midagi soovida, siis võib-olla soovidagi, et ootangi, et mis see kirg nüüd, kus kohas see kirg nagu uuesti avaneb ja minu puhul ikkagi see maailma muutev ja headusse liikumise armastust süstiv jõud on ikkagi tulemas. Väga hea. Sa oled ka EHL-i liige tegelikult ja kogu see nüüd siis praegusel siis töökohal lõpetamine, et kui palju sa tundsid, et see EHL-i kuulumine, et see andis sulle tuge ametiühingus olemine neil hetkedel, kui sul oli raskem? Ma arvan, et see oli väga olulise määrava rolliga, sellepärast, et kuna varasemalt mul nagu ei olnudki erinevaid selliseid teemasid nii juhtkonna tasandil kui ka enda tööelus väga palju, siis just nendel viimastel aastatel ja nüüd viimasel sellel perioodil, kus ma ikkagi olen tunnetanud, et minu õigusi võib-olla ei ole kõige paremini nagu hoitud ja tagatud, siis see teadmised sellest õpetajate õigustest on kindlasti mul praegu olnud nagu väga oluline ja kui ma käisin seal konverentsil, siis ka seal tuli just see karjäärimudeli teema välja, sest ka minul ikkagi oligi just see töölepingu nagu küsimus üleval ja ma sain sealt nagu hästi selged vastused, et ikkagi ei saa panna õpetajale rohkem tööülesandeid juurde, kui siis tema täistööaeg on, et kõik on kokkuleppeline ja üldjuhul on ju nii, et ikkagi need õpetajad, kes teavad, mida nad teevad südamega, nad on alati valmis nagu panustama. Et siis koolijuhtidele ikkagi see sõnum, et kokkulepped õpetajatega on väga-väga teretulnud, aga mitte õpetajate peadest üle astumine ja nende selja taga selliste teistmoodi tõlgendamised töölepingu seaduse ja karjäärimudeli osas. Just, et seal konverentsil ka tegelikult nüüd siis usaldusisikute aasta konverents, mis meil toimus, et seal oli mitmeid õpetajaid, kes teadsid, et kas neil endal või siis nende mõnel kolleegil oli tegelikult väga sarnane kogemus, et ka seal olles sa nägid, et sa ei ole nagu üksi selles olukorras, et ja siin ma tahan ka tegelikult öelda kõigile õpetajatele, et kui koolijuht annab neile nüüd siis, kui nad on karjääriastmel edasi liikunud ja koolijuht annab neile lepingu ette, et siis kindlasti nende tööülesannete osas vaadata väga korralikult üle, et sinna nagu töökoormust juurde ei tuleks, et kui tuleb mingeid ülesandeid juurde, siis lihtsalt näiteks kontakttundide arv peab natukene vähenema, et see on nagu hästi oluline ja mul on ikkagi väga hea meel, et sa ei läinud sellise asjaga kaasa, et sa õpetajana võtsid selle riski ja liikusid edasi, et jah, et alati ikkagi, et ma toon ka selle poole, et see tajumise pool, et me võime inimestena tajuda erinevaid ettepanekuid ka erinevalt, et ma arvan, et ka koolijuhid tänasel hetkel võib-olla ongi ise ka natuke segaduses võivad olla, sellepärast et ministeeriumi ja selle karjäärimudeli tõlgendamise osas võivadki olla nagu võib-olla erinevad algselt arusaamad, ja need tulebki nagu avalikult ka läbi rääkida, et mõlemad pooled saaksid nii õpetajad kui koolid, kui kohalikud
kohalikud omavalitsused kui ka riik saaksid nagu üheselt sellest aru, et tänasel hetkel lihtsalt võib-olla seda segadust natukene või arusaamist ongi nagu eri moel olnud. Et võib-olla see on ka nagu üks põhjus, miks võivad niisugused ebameeldivad olukorrad nagu tekkida ja olgem ikkagi pigem niisugused heatahtlikud, aga seiskem enda õiguste eest. Ja ka õpetajad ja ka õpetaja endine tegelikult, et kui koolijuht, kui õpetajana saad sa ka siis vanemõpetajaks, meisterõpetajaks, siis sa pead ka olema lihtsalt valmis selleks, et sa võtad mõningaid nii-öelda vastutusrikkamaid ülesandeid, et sa pead ka koolijuhile sealtpoolt vastu tulema, lihtsalt see koormus peab jääma samaks. Et see on selline nagu mõlemalt poolt vastu tulemine tegelikult. Aga jätame praegu selle karjäärimudeli teema, et tegelikult meid kindlasti, ma vähemalt loodan, et ka noored õpetajad või siis noored, kes mõtlevad õpetajaks saada, kuulevad, et mis on nagu see miski, mis sind selle õpetajaameti juures võlub? Ja ma arvan, et õpetajaamet on ikka maailma parim amet. Ja miks sa nii arvad? Sellepärast, et see vahetu koostöö ikkagilt noortega ja see, et ma saan õpetajana, ma tunnen, kui suur ja tähtis roll mul seal koolis kanda on. Et nagu me alustasime oma intervjuud, et me oleme väärtuste loojad. Ehk siis inimesel, kui on põhimõtted ja on väärtused, siis see loob sellest inimesest selle, kes ta tegelikult on. Ja kui me suudame koolikeskkonnas õpetajatena anda väga hea väärtusruumi, väga teadvustatud õpetamise kaudu, ka loome neile selles ära silma nendest erinevatest teemadest, kõik ei pea olema kunstnikud, kõik ei pea olema sportlased, igaüks leiab oma tugevused seal koolikeskkonnas ja kui ta on ikkagi võimestatud läbi toetavate õpetajate, siis me kingime selle lapsele sellise väga toreda tuleviku kasvamise. Ja mulle kunagi keegi ütles väga hästi ühel koolitusel, täpselt ei mäleta, kes siis oli, et kui õpilane tunneb, et tal on fänn seal koolis, kas see on siis õpetaja, on see lapsevanem või see on keegi teine, siis tahaks öelda õpetajatele, olge ka oma õpilaste fännid. Siis õpilastel on see ära silmis kindlasti. Kuidas sa ise õpilaste fänn oled? Mina olengi, ma olen nende edu fänn, selles mõttes edu elamus, et kui nad ikkagilt on tunnis aktiivsed, kui nad tunnis on näiteks küsijad, kui nad näitavad arengut enda oskuste osas, siis me kõike seda tunnis, eriti liikumisõpetuses on see nagu paradigmat muutunud, et kus me jälgimegi õpilase personaalset arengut, me hindame lastel sellist motivatsiooni, me peame hästi tähtsaks laste liikumise rõõmu, kui ka sisukat ja kvaliteetset õpetamist ja kui nendest aspektidest lähtuvalt sa suudad seda last nagu toetada ja ollagi tema fänn, kas või ühes asjas näiteks enesearengus oled selle õpilase poole, et nii teises õpilase tunni aktiivsus on nii tubli, et siis ma arvan, et see on kõik, mida see laps nagu vajabki. Et ta kasvab sinuga siis koos ja sa oled temale eeskujuks ja toeks, aga ka minul õpetajana ikkagi taas tahtmata on mingisugused väljakutsed ka seal tunnis, et kas näiteks puberteedias õpilaste õpetamisel, kus nende jaoks ei ole võib-olla õpetaja see kõige tähtsam inimene seal klassi ees, vaid nende enda seltskond on seal tähtis, et siis neid väljakutsed koolikeskkonnas jätkub küll ja küll. Kas sul meenub ka nüüd lõpetuseks mõni hetk viimasest ajast, kui sa tundsid, et see on see, miks ma seda tööd teen? Ma arvan, et ikkagi see samamoodi eilne tööpäev, et kui tund õnnestus hästi, ma olin organisatoorselt väga hästi tunni üles ehitanud, mul oli tunnil oma eesmärk, ma kaasasin õpilased arutelusse, milliseid kehalisi võimeid me arendame, millist oskust me õpetame, ma pakkusin tunnis liikumisrõõmu ploki, kus ma nägin, et nad väga nautisid mängu, ma andsin neile enese hindamiseks võimaluse mitte see, et võidab kõige kiirem, vaid võidab näiteks see meeskond pendeldajate jooksus, kes kõige vähem vigu teeb pulga üleandmisel, siis sa nägid seda laste motivatsiooni, aktiivsust seal tunnis kaasa tegemisel ja mu kaaskolleeg, kes mu kõrval on, kes nüüd kõik sellise hea keskkonna üle võtab, siis temal oli ka ülihea meel näha, kuidas üks väga hea tund nagu toimib. Et kõik olid rõõmsad, õpetaja oli rõõmus, lapsed olid rõõmsad, tund oli hästi aktiivne, hästi õpetlik ja järgmise tundi tõenäoliselt lapsed tulevad jälle joostes ja naerul näoga. Kui sa peaksid nüüd ühe lausega ütlema, mis on selles ametis sinu eesmärk? Kuidas sa sõnastaksid selle lause? Ma ütlen 2 sõna. Liikumisrõõmu iga õpilase südamesse. Tuli juba 4. Okay. Aga see on väga hea mõte, millega tegelikult see jutuajamine lõpetada ja mul on väga hea meel, et sa meile külla tulid ja ma soovin sulle palju-palju edu nüüd edasisteks seiklusteks.
aitäh, olen avatud pakkumistele.